tere tulemast Ärkvel teadvel looja YouTube'i kanalile ja Facebooki seinale. Mina olen Kadri ja ma olen täna siin intervjuud tegemas koos Kristel Treieriga, kes on siis naistele teejuhiks olnud juba pikemat aega, kui ma tema kodulehele vaatasin, kuutempel.ee oli vist selle koha nimi, kui ma õigesti mäletan, siis ma lugesin sealt päris palju informatsiooni ja ma tahaks öelda, et Kristel on sellises spirituaalses maailmas ja teejuhi rollis hunt kriimsilm, kellel on tõesti nagu palju asju, palju asju, mida anda ja mida ta on ise omandanud oma teekonnal, et tere tulemast, Kristel! Tere Kadri ja tere kõigile, kes seda kuulavad, mis iganes hetkel. Aitäh selle sissejuhatuse eest. Ja ma tahaksin võib-olla avada korra seda, et ma olen aru saanud sellest, et sa oled pikalt ise olnud oma sellisel enesearengu teel ja vaimse arengu teel, et kui inimene on just nagu, ütleme, tahaks öelda nagu silmad lahti teinud ja ta ei ole veel nagu pikalt seda teed käinud, siis kas sa saad talle anda võib-olla mingi sellise, kuidas ma siis ütlen, nagu kiirema, noh, et ta ei pea nagu enam võib-olla, ma ei tea, 20 või 30 aastat kaevama, vaid saab nagu teha väikse kiirema sööstu sellisesse ärganud seisundisse, et kas sul on seal mingeid mõtteid, kuidas seda saaks teha? No praegu käib üldse kõik palju kiiremini kui 35 aastat tagasi, kui mina alustasin. Lihtsalt universumis kõik ongi muutunud kiiremaks. Selles mõttes ma arvan, keegi ei pea nagu enam tegema sellist nii pikka kaevamist ja aeglaselt, kui võib-olla kunagi pidi. Aga no mis ma soovitaksin on, eks see sõltub igast ühest endast ju, igal ühel on see kohtlane erinev, kuidas ta sinna jõuab. Ja ma väga-väga hindan kõigi inimeste unikaalsust. Ei ole olemas kahte ühesugust teed ja sellepärast tegelikult ei ole olemas ka kahte ühesugust nõuannet. Aga loomulikult, kui tahta nagu ühte nagu kõige kiiremat nagu sellist teed, siis ma kutsun, et tulge palile, teeme seal ühe sellise retke ja, ja ma luban, sa oled puhastunud vanast, sul on avanenud silmad uuele ja sa oled valmis selle uuena edasi minema. Et see on üks kiirtee koht lihtsalt, mida ma olen nii paljude naiste peal katsetanud. Okei, sa tõid siia ruumi praegu selle, et Pali. Mis suhe sul on selle Pali saarega? Oi, minu suhe on põnev. Ma 2002. aastal jõudsin esmakordselt sinna 5 päevaks pidutsema aastavahetusel. Ja siis läks mööda päris palju aega. Ma kogu aeg tahtsin tagasi minna, aga ei õnnestunud. Ju ma ei olnud siis valmis. Ja siis ma jõudsin vist 2017 või 2018 jõudsin tagasi sinna siis, kui ma olin täiesti katki omadega. Ja ma lihtsalt põgenesin Indiast ära, põgenesin Palile ennast tervendama. Ja nagu ikka, kui sul on vaja, siis tulevad su teele need õpetajad ja juhatused. Ja nii ma terveks seal raputati mind. Ja erinevatesse teemadesse mind siis sisse raputati ja teistest välja. Ja peale seda siis tegelikult ma olen viinud naisi retriitidele palju. Vahepeal oli maailm kinni, siis ei teinud, aga siis nüüd jälle viimased aastad. Aga mis sa veel naistele pakud? Sul oli seal kodulehel päris pikk nimekiri, et mis on selline, mis sind ennast nagu kütab, milline on see eriline kirg naistega tööd tehes? Tegelikult, kui ma päris ausalt ütlen, siis minu kirg on see, et õpetada naistele, kuidas nad ei vaja abivahendeid, kuidas nad ei vaja kedagi teist väljaspoolt ja kuidas nad saavad iseenda ressursse kasutades selle kõige parema kätte. Et kuidas tegelikult kõigis on olemas see meister, see energiatöö võlur, kas või nõid kui vaja, et šamaan, preestrinna ja ma tahan selle välja tuua ja õpetada naisi nagu mitte sõltuma, mitte millestki, mitte ühestki teooriast, mitte ühestki nagu koolkonnast ega uskumusest, mitte ühestki tarokaardist, vaid ainult sellest iseenda nagu sellest jõust, mis su sees on, sest see on see jumalik. Ja see on minu kirg, aga kõik need asjad, mis ma kasutan või millegini ma ise olen jõudnud, need on lihtsalt vahendid.
ja mõnele sobib rohkem näiteks endani jõudmine läbi kehatöö, et naiselik liikumine, näiteks tantsuline liikumine, mis äratab meis sellise loovuse, loomingulisuse, selle nagu puhta jumalannaliku teadvuse. See on näiteks üks, mis paljudele sobib. Paljudele ei sobi see. Et jaa, et mul ei ole sellist nagu ühtegi lemmikut täna. Ma lähtun inimesest, igast naisest ja tema unikaalsusest. Ja mul on hästi raske, kui keegi tuleb ja ütleb, et ma tahan sinu juurde tulla, et aga mida sa teed minuga? Et mida sa inimestega teed? Siis ma ei oska öelda. Sellepärast, et ühega me, ma ei tea, läheme rändama mingisuguse kuskil looduses ja jõuame, ma ei tea, kuhu kaugete eludeni välja. Teisega me paneme keha tööle, kolmandaga me teeme mingit neljandat, viiendat asja. Et see sõltub nii palju sellest teekonnast ja unikaalsusest. Okei, väga põnev, siis sul on see anne see välja nuusutada, et mis parasjagu vaja käiku lasta on ju. See nagu ise ilmastub. Mina olen ikkagi see, kes ma teen alati selle taotluse, et olla nagu see parim kanal ja võtta nagu lihtsalt vastu see info, mis tuleb ja julgeda juhinduda sellest, isegi kui see on ebamugav. Okei, väga hästi. Me oleme Kristeliga koos loomas ühte 12-nädalast teekonda naistele, kus siis Kristelil on ka üks päev või ütleme siis ühes päevas mõned tunnid, kus ta saab siis väljendada enda seest tulevat seda jumalikku tarkust ja enda tööriistakohvrist ka võib-olla vajalikku informatsiooni selleks, et just tuua naistele seda teadlikkust, et kuidas olla sõltumatu looja inimkehas ja oma väes, on ju. Et võib-olla sa avad natuke enda teemat, mida sa tood sellel päeval siis endast läbi, mis sul praegu tunne on? Jaa, praegu on, sinna on kirja pandud vist midagi sellist, et tantsuline liikumine või naiselik liikumine. Aga ma tahan sellest tantsust rääkida kui täiesti teise nurga alt. Ja lisaks rääkimisele muidugi me teeme ka midagi väga praktilist. Sealt saab kaasa omale sellised igapäevased nagu praktikad, mida saab pärast kasutada. Aga ma tahan rääkida ja tuua välja tantsu juures hoopis teise aspekti, et tants kui rituaal. Ja selle all ma ei mõtle nüüd seda, et naised seal mingi hullult nagu paluksid mingisuguseid kõrgemaid jõude, vaid rituaalid on need, mille kaudu me saame suhelda looduse algelementide ja loodusjõududega. Ja rituaalid loovad ilmaruumis muutuse. Ja see on selles mõttes hästi põnev, et rituaalid on olnud väga pikka aega üks osa minu teekonnast. Ja see, kuidas meie keha, see meie püha tempel saab olla osaline nendes rituaalides, kus me loome muutust, oma enda keha kasutades, loome oma enda elus muutust, sest me saame energiatöös alati kasutada seda oma keha vahendina, mis siis ühendab maise ja selle vaimse, nähtava ja nähtamatu. Ja selleks on tants on täiesti nagu geniaalne. Aga mis muutust igaüks siis oma ilmaruumis tahab luua, selle loomulikult otsustab igaüks ise. Aga tõesti, ma võtan seda tantsu selles kohas praegu, kui justkui ühte võimalust oma elus luua mingi muutus keha kaudu. Ja õppida seda keha tundma ja mõista, kuidas keha tegelikult osaleb meie igapäevases nagu energiate liikumises. Et sellises puhtas energiatöös. Väga huvitav, väga põnev. Täiega ootan juba seda, et saaks kuulata, mis sa selle kohta siis täpsemalt jagad. Väga huvitav. Kui ma siia lõpetuseks tooks inimestele veel ühe sellise kristalli või kalliskivi juba praegu, siis ma tahaksin küsida seda, et sa mainisid sellist sõna nagu rituaal, et võib-olla on sulle inimestele anda selline
igapäevane pisike rituaal, mis aitaks neil nagu, mis on nagu lihtne ja millega nad saavad nagu lihtsasti suhestuda ja samas, mille kaudu nad saavad sügavust ja võib-olla kontakti iseendaga luua enda päeva? See on hästi huvitav küsimus, sest et hiljuti ma nägin, et ma väga harva loen sellist tavalist meediat või mingeid naistekate saite, aga ma juhtusin ühele sellisele saidile ja ma lugesin hunniku mingeid naisteka ajakirjade ja artikleid. Ja ma sain aru, et tänapäeval rituaal on täiesti nagu okei asi, kõik kasutavad seda, aga hoopis teises tähenduses kui mina. Inimesed peavad rituaaliks seda, kui nad, ja noh, meedia räägib rituaalist kui mingisugusest oma keha, mingist, ma ei tea, kreemitamisest või mingisugusest, ma ei tea, rasvaimust või tselluliidi harjamise rituaalist näiteks. Ja ma lugesin huviga ja sain aru, et seda rituaali peetakse hoopis millekski muuks, kui ta nagu algselt on olnud. Ja sellepärast ma võib-olla ei anna ühte sellist rituaali, sellepärast et inimestel kõigil on olemas need rituaalid. Ja meil kõigil on mingid tegevused, mida me teeme nagu pidevalt. Me kordame neid igapäevaselt. Aga ma annan võib-olla sellise väikese asja, et kuidas see rituaal tööle hakkab päriselt. Mitte siis nagu lihtsalt tselluliidi füüsilise nagu harjamisena, vaid annab nagu mingi päris reaalse muutuse universumis. Ja selleks on üks oluline komponent, millest naistekates ei räägita, mis on sealt välja jäänud ja mis tegelikult käivitab ükskõik millise tegevuse rituaalsena. Ja tead, mis see on? Selleks on, mulle meeldib nimetada seda hingetuhin. Sest väga tihti me teeme kõiki neid asju automatismina. Ükskõik kui nagu püha või keerulist mantrat me laulame või teeme mingit nagu kuskilt õpitud rituaali või teeme seda lihtsalt seda tselluliidi harjamist, et kui me ei pane sinna sisse seda oma hingetuhinat, siis on tulemus ainult lühiajaline ja pealispindne, ehk siis noh, natuke tselluliit võib-olla 10 aasta jooksul väheneb ka, kui iga päev harjata. Aga kui tahaks ennast kohe tunda nagu täiesti teistmoodi ja säravana ja luua päris muutust, siis tuleb sinna lisada hingetuhin. Ja ma kutsun üles tegema kõiki asju oma elus nii, et sul on, et sa oled täielikult kogu oma nagu teadlikkuse, teadvuse ja hingega selle asja sees. Selles puudutuses nagu täielikult tunned seda nagu kohta, mis iganes see on. Selles maitses tunned kõiki neid nüansse. Selles helis tunned ka neid järel- ja eelhelisid. Ja paned sellesse oma tahte, selle hingetuhina. Ja võt siis muutub see ükskõik mis asi selliseks nagu toimivaks rituaaliks. Ülikõva. Mul on kananaak püsti praegu, see on nii hea väike selline lisaväärtus, mis sa praegu andsid täiega, inimesed rakendage seda oma elus, proovige ja vaadake, kuidas see teie reaalsust muudab ja kogemust inimesena siin maa peal on ju. Ja aitäh, Kristel, sulle selle eest. Kas sa tunned, kas sul on veel midagi, mis sa tahad jagada või on oma poolt praegu kõik? Ma tunnengi, et ma tahaks tegelikult öelda seda, et me tihti oleme väga keskendunud sellele, mis meil toimub füüsilises maailmas. Ja me oleme keskendunud oma kehale, sest ta kogu aeg annab midagi märku, tal on kas hea või tal on halb. Me oleme keskendunud sellele, mis meie ümber toimub. Aga ma kutsun üles mõtlema natukene rohkem sellele, et selle kõige taga on see vaimne tasand. Noh, ütleme siis nagu mingi, me võime nimetada seda, nagu me selle oma teekonna raames nimetame, et jumalannalik energia või, aga see nähtamatu pool. Ja ma kutsun need ühendama, seda nähtavat ja nähtamatut. Ja see ei ole keeruline. Et ma olen küll õppinud elu jooksul erinevaid asju hunniku, mis seal kodulehelt võib välja lugeda, aga tegelikult on see kõik palju-palju lihtsam. Ja neid kõiki asju kokku miksides, igalt poolt võttes selle lihtsama osa, selle, mille järgi sa tunned, et jaa, see on kerguses. Nii see töötabki.
et ärme jääme kinni sellesse, et see justkui see füüsiline pool meid kuidagi kiusab või surub või nagu, et kõige taga on vaimne ja me saame seda muuta. See on meie nagu täielikus nagu sellises käsutuses või nagu meie täielikus loomises. Ja see on kergusega. Et see segane nagu mõte tuli siia lõppu lihtsalt olulisena. ei, väga ei olnud üldse segane, väga hea oli ja väga hea väärtus. Suurepärane, aitäh sulle, Kristel. Ja ma Aitäh. ootan nii suure põnevusega meie teekonna algust, sest see, kuidas kokku on tulnud nii erinevad naised oma nii erinevate teekondade ja selliste nagu kogemustega. Midagi sellist ei ole kunagi varem olnud ja ilmselt ei saa sellisel kujul rohkem olema ka. Nii et kui sa seda kuuled ja mõtled, siis tule ja koge, see on täiesti ainulaadne. Et ma nii ootan. Just täiega nõus, ise samamoodi väga põnevil ja samamoodi ootan, et ja usaldan, et tulevad täpselt need, kes tunnevad kutset ja kes peavad sel teekonnal meiega kaasas olema, et see saab olema kindlasti maagiline ja põnev teekond meie kõigi jaoks. Ja aitäh, Kristel, aga võtame siis siin otsa kokku ja kui te tunnete selle teekonna vastu rohkem huvi, siis vaadake siia video alla, me paneme siia lisainformatsiooni selle kohta ja muul juhul imelist oma elu loomist rituaalsetel viisidel. Just, aitäh, aitäh aega.